Kõigepealt avan Viljandi linnavolikogu 12. koosseisu 19. istungi. Puudujatest nii palju, et Vello Utt on Horvaatiast siiapoole ja on momendil Brnoos. Siis Tõnu Juul on asjatoimetamistel Tallinnas. Nii, kes veel teeme? Palun öelda, et loodus. Teiste kohta mul ei ole andmeid, aga me oleme otsustusvõimelised ja saame pihta hakata. Ja me annaksime kõigepealt siis mõned lilled üle. Kõigepealt siis 10. aprillil oli meil juubel Loet Kivistikul. Siis oli meil ka juubel Andres Nuut. Ja 20. aprillil oli Peebul sünnipäev. Ja 21. oli Tõnu Juulil, temale siis aplaus, kuna ta kohal ei ole. Nii. Meil oli sünnipäev kellelgi olgugi, et juba hakkab uus tulema. Palju õnne. Saabuval oli mööduval. Ma olin sellel ajal seltsimees Castro juures. Nii, päevakord on teil saadetud koju. Millised on ettepanekud päevakorra projekti osas? Palun, proua linnapea. Õiguse täiendava hüpoteegiga koormamiseks, nõusoleku andmine kaasrahastamiseks ja jaoskonna komisjoni moodustamiseks. Need on teil laua peal, ma saan aru, kollane, roheline ja punane. Nii on veel. Ei ole. Kas soovite neid üle kokku hääletada või koos hääletada täiendavat? Kes on selle poolt, et täiendavat päevakorda lisada eelnõud 256, 257 ja 258? Palun käega märku anda. Poolt on 20, kes on vastu? Ei ole, kes on erapooletu? Ei ole. Pane nüüd kogu päevakorra, tänase päevakorra hääletusele, kes on selle poolt, et tänane päevakord siis kinnitada, nii nagu teil oli koju saadud, pluss need 3 eelnõud, palun käega märku anda. Hääletada. Palju? 15 on poolt, kes on vastu? Ei ole, kes on erapooletud? Päevakord on kinnitatud. Päevakorrapunkt siis number 1. Eelnõu 255, Viljandi linnavolikogu 27. veebruari 2004 määruse number 48, Viljandi linna 2004. aasta eelarve kinnitamine, muutmine. Esimene lugemine, palun, proua Malevahtra. Lugupeetud volikogu liikmed, seletuskirjas on öeldud nii praegused täiendavad laekumised, tulud kui ka kulud. Siin midagi niisugust ei ole, mis lahti seletamist vajaks. Võib-olla veel kord siis nimetaks ära selle, et spordikeskuse tulud on täiendavalt renditulud planeeritud 991 500. Vastavalt sellele on ka kasutajate
kulud kasvanud, see on sellepärast, et käibemaksu arvestamine käib nüüd uue seaduse järgi, nii et siin ei ole ka sisulist muudatust mingit ei ole ja ma ei viidakski rohkem aega, kui on küsimusi kellelgi. Aitäh. Eelarve arengukomisjon, palun. Kellel on küsimusi? Küsimusi ei ole. Soovib keegi sõna? Palun, Andres Nuut. Aitäh. Ma isegi ei tea, kas on küsimus või sõnavõtt, aga ma jätsin seda sõnavõttu vooru. Tegelikult Viljandi linnavalitsus võiks vaadata üle nüüd lepingud osaühinguga Viljandi elamus on. Et minu teada seal on paljud pinnad on juba nagu alguselt nagu ära ja ei ole mõtet ju linnal topelt maksta nende haldusteenuste eest nii siis haldajale kui ka siis nüüd praegusele osaühingule Viljandi elamut, et need asjad nagu minu arust peaks nagu üle vaatama uuesti. Aitäh. Võib vastata, kui korras vastan, me oleme need üle vaatanud ja kui selle müügimomendil, Viljandi elamu müüdi oli halduskulude ja teeninduskulude tase kuskil 9000, siis ilmselt me nüüd lähme lepingule, mis on 2000. Meil on tunduvalt vähemaks jäänud objekte, sealt on välja võetud see avalik toalett, nii et selle tööga on tehtud ja raha kokku on hoitud. Kes soovib sõna veel? Sõnavõttu soovi ei ole. Lõppsõna soovitakse? Ei. Siis on eelnõu esimene lugemine lõppenud ja läheb teisele lugemisele maikuu koosolekul. Päevakorrapunkt siis number 2. Volikogu 28. märtsi 2003 otsuse number 69 osaline muutmine. Palun, proua linnapea. Eelnõu puudutab linnavalitsuse liikmete töötasusid, siit võib välja lugeda võib-olla, et me tahame hüvitust tõsta 1800 krooni, tegelikult linnavalitsuse liikmed saavad praegu 1600, ettepanek on 1800, see on siis 200 krooni hüvitust tõsta seoses sellega, et nii töömaht on suurenenud kui ka tegelikult ametnikel on palgad. Aitäh. Eelarve arengukomisjon. Ta võtta summa suurust toetusi. Viitan sellel väiksele numbrile, mida kui tõus. Just sellel väiksele numbrile. Oleks või väga suurem olla. Aitäh. Millised küsimused? See tähendab, et nad hakkavad 1. aprillist saama. Ei ole küsimusi. Soovib keegi sõna? Ei soovita. Lõppsõna, proua linnapea, lõppsõna soov on? Ei ole. Võime panna hääletusele selle küsimuse. Kes on selle poolt, et eelnõu 250 vastu võtta? Palun käega märku anda. Hääletame. Poolt on 19, kes on vastu? Ei ole, erapooletud? Ei ole. Otsus on vastu võetud. Võtame järgmise, 3. Viljandi linna omandis olevate eluruumide erastamiseks korraldataval avalikul enampakkumisel osalejate suhtes piirangute ja lisatingimuste rakendamine. Palun, abilinnapea Rind Riisa. Lugupeetud volinikud. Viljandi linna omandusse on erastamisprotsessi tulemusena jäänud veel üksikuid kortereid. Kunagi 90. aastate algul teises situatsioonis leiti, et on linnal vaja säilitada teatud elamispind. Nüüd on selle osakaal langenud. Meil ei ole enam oma munitsipaanelamut, kes neid haldas ja sellest ühelt poolt ka majanduslikest kaalutlustest, et mitte osaleda nende majade parendustes, mida peab tegema korteri valdaja ja
jõudsime sinnamaale, järgides Eestis ka teistes omavalitsustes, eelkõige Pärnus, kellega me oleme päris hulga konsulteerinud, nende korterite erastamist. Alghinnaga ei ole see erastamine juhul, kui üürnik ei kirjutanud õigel ajal või seadusega ette nähtud ajal avaldust enam lubatud. Et anda aga veel kord võimalus üürnikule õiglasema hinnaga korteri saamiseks, on võimalik vastavalt eluruumide erastamise seadusele paragrahv 9 lõige 3 rakendada Viljandi linna omandis olevate eluruumide erastamisel esimese eelistusena enampakkumisel sama eluruumi üürnik. Uurides natukene ajalugu, tuleb ka see välja, et osade korterite omanikud sellel ajal ei tahtnudki oma sissetulekute tõttu sellest protsessist osa võtta. Loomulikult on linnal vaja ka mõningaid sotsiaalkortereid, kuid põhimõtteliselt selle eelnõu määruse esitamise ajendiks oli see, et ükshaaval või järghaaval siiski nendest korteritest, mis me loeme, et ei ole Viljandi linnale vajalikud, lahti saada, aga samal ajal anda siiski ka nendele inimestele, kes seal veel praegult elavad, mingigi võimalus jätkata oma korteris elamist, aga siis juba omanikuna. Loomulik on ka see, et kui ta sellest osa ei taha võtta ja seal elada ei taha, lepingu lõppemisel peab ta sealt ära minema. See oleks siis nii, et järgmiste ääretingimustega oleks võimalik pakkuda seda neile, kes elavad samuti Viljandi linna pinnal. Edasi on võimalik ääretingimustega minna, et kaasata sinna protsessi sundüürnikud. Esialgu selle erastamisseaduse järgi esimeses ringis ei ole sundüürnikke vajalik kaasata või ei sunni seda kaasama, kuna see korter on mehitatud. Ja edasi veel nii palju informatsiooniks, kui leitakse, et see skeem võiks toimida, mis on juriidiliselt läbi proovitud ja notariaalselt ka faktidega kinnitatud Eestis, siis ma arvan, et järgmiseks korraks 5 korteri osas me saame sellise otsusega volikokku tulla. Aga miks volikokku, sellepärast, et see on eelnevate seadustega otsustusõigus antud volikokku. Lühidalt nii palju selle skeemi ja vajaduse selgitamiseks. Aitäh. Linnamajanduse keskkonnakomisjon. Poole teinud. Jah. Sotsiaal- ja tarbijakaitse. Ja õiguskomisjon. Ka toetab. Millised on küsimused, palun? Eiki Raudla. Ei ole äkki inimese põhiseaduslike õigustega vastuolus, eriti veel kui sel juhul, kui temast mitteolevatel põhjustel näiteks loobub, juhtub midagi. Nii, kes see tahab vastata? Mina võin seda vastata, see tuleneb eluruumide erastamise seadusest, paragrahv 12 sätestab sellise tingimuse. See on seadusest tulenev nõue. Seadus ka paha. Nii, on veel küsimusi? Ei ole küsimusi. Soovib keegi sõna? Sõnasoove ei ole. Siis ma küsin, kas lõppsõna? Lõppsõna rohkem ei ole. Ma tänan selle suhtumise või arusaamise eest ja järgmine kord siis tuleme välja selle korteriga, mille suhtes on vaja otsustust, et kuidas seda erastamist müüa. Nüüd peaks nagu hääletama ka tänati juba ette ära. Panen siis hääletusele eelnõu 252. Kes on selle poolt, et see määrusena vastu võtta, palun käega märku anda. 18 on poolt, kes on vastu?
Ei paista. Kes on erapooletu? Ei paista. Määrus on vastu võetud. Järgmine eelnõu kannab numbrit 249 ja puudutab siis kaubandustegevuse korraldamine Viljandi linna haldusterritooriumil. Palun, Ene Pius. Lugupeetud volikogu, 15. aprillil käesoleval aastal jõustus kaubandustegevuse seadus ja kaubandustegevuse seadus reguleerib nüüd kõike, mis puudutab kauplemise valdkonda, kaasa arvatud ka turgudel, tänavatel, avalikel üritustel kauplemist. Seetõttu on küll võimalus, kuid meie ei näinud hetkel vajadust kehtestada veel täiendavalt omakordi, sest seadus omab piisavat regulatsiooni. Eelnevalt oli põhjus meie kordade kehtestamiseks see, et olid erinevad Vabariigi Valitsuse õigusaktide seadused, mis seda reguleerisid. Hetkel on kõik ühes seaduses kirjas. Õiguskomisjon, Sotsiaaltarbijakaitsekomisjon ja Linnamajanduse Keskkonnakomisjon. On küsimusi kellegi? Palun, Mati Kallas. Küsimus oleks selline, et ei ole küll täpselt selle seadusega tuttav, aga millised õigused ja kohustused siis selle seaduse alusel kohalikul omavalitsusel on ja kas selle seadusega on kuidagi reguleeritud ka näiteks küsimus öise alkoholi müügi korraldamisest või ei ole see selle seaduse? See ei ole selle seaduse ala. Meie linnas reguleerib alkoholimüüki avaliku korra eeskirja ausalt öeldes. Ja kaubandustegevuse seadus reguleerib otseselt kauplemiseks saadavate õiguste ja kohustuslike registreeringute saamist ja nende nõudeid kauplustele, tänavatel, turgudel, kauplemistel, avalikel üritustel, mis peab olema kaupmehel olemas. See on selle seaduse mõte. Ja omavalitsusel on muidugi sellest tulenevad kohustused. Eelkõige me ei anna enam välja kauplemislube, vaid teeme registreeringuid majandustegevuse registri seaduse alusel. Samuti on kontrollifunktsioon meil endiselt olemas. On teil küsimusi? Ei paista. Soovib keegi sõna? Sõna soovijaid ka ei ole. Soovitakse lõppsõna. Ene Pius. Lõppsõna soov ei ole. Võin panna eelnõu 249 hääletusele. Kes on selle poolt, et eelnõu vastu võtta määrusena? Palun käega märku anda. 19 on poolt, kes on vastu? Ei ole, kes on erapooletu? Ei paista. Määrus on vastu võetud. Järgmine 5. maamunitsipaalomandisse taotlemine. Eelnõu number 247, palun siis abilinnapea Rein Triisa. Maareformi seaduse paragrahv 28 lõige 1 punkt 1 alusel antakse munitsipaalomandisse jäävate hoonete ja rajatiste alune maa ning nende teenildav maa munitsipaalomandisse, kui ta oli seal enne 16. juunit 1940. Lugupeetud volikogu esimees ütles ühe eelnõu numbri. Ka järgnev eelnõu puudutab seda sama küsimust ja seekord on siis meil esitatud teile, et taotleda munitsipaalomandisse 2 maa-ala. Üks on siis Talli tänav 2, mis on lauluväljaku territoorium ja teine oleks siis Paala järve alune ja ümbritsev ala, mis ei ole praegu munitsipaliseeritud. Aitäh. Juhtivkomisjon on Linnamajanduse Keskkonnakomisjon, mõlema kohta juba siis 248, 247. Millised on küsimused? Küsimusi ei ole. Soovib keegi sõna? Ei soovita. Lõppsõna? Enam ei soovi. Ei soovita. Võin ma panna hääletusele. Me hääletame eraldi või korra, kuidas arvad?
Kas nõuate üldse hääletamist? Koos? Ei nõuta hääletamist ka? Okei, eelnõud 247 ja 248 vastu võetud. Nii, päevakorrapunkt siis 6, linnavara võõrandamine, eelnõu 200, vaata punkt ära, 253, palun abilinnapea Rein Triisa. Lugupeetud volinikud, Viljandi linnavalitsusele saabus avaldus, mis on ka teile kõigile esitatud materjalidega nähtav ja ma arvan, et on läbi loetud. Ja vaadates linnavalitsuse osakondadega seda situatsiooni seal, mida te saate jälgida ka lisatud skeemiga, arvasime, et võiks panna selle arutlusele otsustuskorras võõrandamise protseduuri läbi. Nii palju võib-olla selgitusteks juurde, et paar aastat tagasi, kui sellel väiketuru ühtse krundil, mis on 345 ruutmeetrit suur, oli elamu, see uusaasta öösel süttis, põles ja üks inimene vist mingil üritusele sai seal ka hukka. Seda taastatud ei ole ja reaalselt mõtet sellel taastamisel ka ei ole. Ta on elamispinna või eluruumide nimekirjast maha kantud. Enne seda on olnud kontaktid väiketuru 1A elanikega pakkumisega, et selle krundi ühes servas vastu seda ala nüüd turu 1 on nende puukuurid, et nad ehitaks võtaks omale, taotleks ja ehitaks oma puukuurid sinna. Sellele positiivset vastust saadud ei ole. Ja nüüd ala 1B elanik pöördus meie poole taotlusega, läbi meie siis teie poole, et otsustuskorras lahendada tema palve, kus ta teeks korda selle ala. Krunt 1B on enam-vähem sama suur. Sisehoov, tingimused elamiseks ei ole seal eriti roosilised. Samal ajal nüüd avaliku konkursi korraldamine tekitab probleemi sellega, et detailplaneeringuga sellele krundile juurde pääsuks ei ole kehtestatud mingeid servituute. Hoonetest Lossi tänav ja Kauba tänav suurtest on ta eraldatud kõrge, umbes 4 meetri kõrguse tulemüüriga. Selline on situatsioon. Ja linnamajanduse keskkonnakomisjon? Linnamajanduse keskkonnakomisjon arutas eelnõud ja leidis, et võiks siiski suunata selle avalikule enampakkumisele. Eelarve arengukomisjon? No me komisjonis nagu arvasime, et võiks seda otsuskorras võõrandada, aga on ka teisi arvamusi, et võiks koondistusõigust pakkuda, kui see on seaduslikult võimalik. Millised on küsimused ettekandjatele? No ma saan aru, et siin 2 ettepanekut oli, millele vastata. Üks oli, et linnamajanduskomisjon arvas, et võiks olla avalikul enampakkumisel ja eelarvekomisjon võiks hoonestusõiguse tegutseda. Võib-olla keegi vastab siis Rein Triisale. Need on ettepanekud ja ilmselt millise variandi peale nüüd volikogu läheb, see peaks vist olema volikogu liikmete. See ettepanek, mis nüüd läbi linnavalitsuse osakondade tuli teieni, oli, et teha üks erand, mis eriti siiamaale tehtud ei ole, et otsustuskorras ja nii palju veel, et täpsustasime ka selle kinnisasja müügi korral on otsustamise õigus variandi valikul volikogul. Ei oska rohkem lisada.
realiseeritavad on loomulikult mõlemad variandid. Üks on nüüd kiire ja kui vaadata maa hinna või maamaksustuse järgi, siis selle oleks 12 700 vist oli, praegu oli pakkumine 15 000 taotleja poolt. Ja loomulikult nüüd ajalise faktorina oleks otsustuskorras probleemi lahendamine tunduvalt kiire. Aitüma. Aitäh, kes soovib sõna? Sõnavõttu ei ole. Kas linnamajanduskomisjonil on ka olemas paberil mingi alternatiiv või see ettepanek, et me saaks seda hääletada? Jah. Võib-olla põhjenduseks ja palun. võib öelda nii palju, et otsustuskorras praegu teha see lahendus, siis võime hiljem sattuda jälle probleemi, et me oleme ühe pretsedendi loonud ja hakata teistele ei ütlema arusaamatusel põhjustel, et miks kellelegi lubati otsustuskorras maa ostmine teistele mitte. Et kui ta, seda on küll, aga samas kui ta asub nii ebasobivas kohas, siis vaevalt, et sinna ka olulisi konkurentse tekib, et see tänane sooviavaldaja saab tavast allkirja kätte, nii et noh. Ei jõudnud siin, palun üks repliik veel. Lugupeetud volinik, ma tahan öelda nii palju veel lisaks, et ega pretsedent ilmselt ikka karta ka ei ole mõtet, sellepärast, et nagu ma ütlesin, selliste asjade otsustamine, kinnisasja võõrandamine on üheselt volikogu otsus ja neid ei tule hulgi, kui nad tulevad konkreetsete kohtadena ja ka konkreetsete tingimustega, mille järgi siis saab valida, vaadata, mis on kõige soodsam situatsioon antud ajamomendil. Aitüma. Aitäh. Uurisime natuke siin seda kodukorda või töökorda ka. Me peame nagu juhtivkomisjoni parandusettepanekut läbi hääletama. Ja ega me siin palju rohkem vist ei olegi hääletada, see on nagu linnavalitsuse eelnõu on võõrandada otsustuskorras ja juhtivkomisjon arvab, et peaks olema avalikul enampakkumisel. Panen hääletusele siis juhtivkomisjoni ettepaneku, et see oli sõnastatud, et teha avalik enampakkumine väiketuru 1C kuuridele. Kes on selle parandusettepaneku poolt, juhtivkomisjoni ettepaneku poolt, palun käega märku anda. Kaksteist on poolt. Kes on vastu? Või teeme konkureeriva? Kes on teise selle konkureeriv peaks olema, et
ja linnavalitsuse poolt, et võõrandada otsustuskorras, palun käega märku anda. Seitse. Seega juhtivkomisjoni ettepanek läks läbi ja panen hääletusele kogu eelnõu sellisel kujul, et ta läheb avalikule enampakkumisele. Kes on selle poolt, et eelnõu 253 vastu võtta otsusena, palun käega märku anda. Kakskümmend on poolt, kes on vastu, ei ole, erapooletuid ei ole, eelnõu on vastu võetud siis muudetud kujul. Järgmine päevakorrapunkt on meil, tuleneb üle-eelmisest volikogust. See on siis päevakorrapunkt number 7, Viljandi linnavolikogu 27. veebruari otsus 160, linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine, muutmine. Peale seda, kui me siin hääletuse teel kinnitasime Ülle Lumi kandidatuuri sõiduks Estlövisse linna esindajana, Ülle Lumi mõne aja pärast tuli avaldusega, et ta ei saa kahjuks sinna sõita. Ja ma saan aru, et mina oleks aru saanud, et siis läheb järgmine, kes hääli sai, aga linnavalitsus arvas, et see peab olema vormistatud ikka dokumendiga. Ja sellepärast on eelnõudel ees, et siis selles delegatsiooni koosseisus oleks Tõnu Juul, volikogu aseesimees. Millised on küsimused? Ei ole. Küsimusi pole. Võin ma selle hääletusele panna, nõutakse hääletamist üldse? Ei nõuta. Eelnõu on vastu võetud, eelnõu 251 on vastu võetud otsusena. Järgmine eelnõu on 254 Viljandi linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine. Siin on tegemist sellega, et revisjonikomisjoni liikmed on läinud ära valitsuse koosseisu ja sellepärast ei saa nad revisjonikomisjoni kuuluda ja vastavalt linnasekretäri juhistele on see salajast hääletamist. Seetõttu tuleks siis nii Tauno Tuula kui ka Rein Triisa asemel üles seada uued kandidaadid. Millised on ettepanekud? Palun, Merike. Nii. Ma teen ettepaneku, et oleks ka Vello Unt revisjonikomisjoni, et tema nõusolek on olemas. On veel? Ei põle. Siis võime nimekirja sulgeda. Kõige vastu ei ole. Häältelugemiskomisjon, palun. 3-liikmeline. Palun. Palun ettepanekuid. Meie oma aeg. Fraktsioonide esindajad või esimehed. Ma teen ettepaneku, et Kalev oleks üks. Nii, palun veel. Muidu ma panen siin loodagi ise. Pakun välja. Mati Kallas. Üks veel, palun. Või 2, kuidas tahate. Kodune Viljandi, võtke neid ennast kokku. Seda on palju. Palun, Jaak Allik. Mati Männigo. On veel ettepanekuid? Ei ole. Võime siis niimoodi, et Kalev Salur
Mati Kallas ja Mati Männigo oleksid meil häältelugemiskomisjonis. Kes on selle poolt, palun peale märku anda. Hääletate ka või? 18, kes on vastu? 1 on vastu, kes on erapooletu? Erapooletu ei ole. Palun häältelugemiskomisjon, alustage kohe tööd. Vastu võetud. Palun valmis. Lugupeetud volikogu liikmed, loen ette häältelugemiskomisjoni protokolli number 1. Häältelugemiskomisjon valis komisjoni esimeheks Mati Kallase ja komisjoni liikmeteks Kalev Saluri ja Mati Männigo. Nii, nüüd on meil teile näidata hääletuskast. Teebime selle kinni. Siis jagame teile kätte hääletusbülletäänid Viljandi linnavolikogu revisjoni liikme kandidaatidega, kelleks on Margo Järvekülg ja Vello Hunt, ja nende taga on vastuse variandid poolt või vastu ja vastavalt teie otsusele teete te siis ringi ümber sellele variandile, kuidas õigeks peate. Ja kehtivaks loeme sedeli, kus on üheselt arusaadav ja mõistetav teie soov. Nii, jagame nüüd laiali. Tere tulemast ja Kurat, siin on väga selge. Tähti salaja. Kas te soovite hääletamiseks vaheaega või saame siinsamas hakkama? Palun. Tähtsamad osast polegi. Neid üle paremad. See on jah, kuna siin on kõik saad ju rikkuda. ja sa saades selles joonest. Nii. Läks. Viskan selle ka.
ettepanek, et see komisjon analüüsiks teha nüüd praegu, siis ei tea kui tema. Iga valimise ees saab 100 krooni. Keegi ei taha olla korra. Mati müts, kuidas seal oma tee ääres seisab seal, see on nagu laeva reebil, mis tehtud on. Seda on küll asjaga. Kusjuures keegi tohib teha. Kas te lähetegi sinna või? Kas te lähetegi sinna? Teeme kohe ära seda. Jah, muidugi. Ma nüüd komisjoni ette. Nii, lugupeetud volikogu, kas kõik on saanud oma tahet avaldada? Ilmselt on. Siis võime kasti avada. Kas on sees ka veel? Ei, nüüd on tühi. Nii, kastis oli 22 hääletussedelit, täpselt sama palju hääletussedeleid sai ka laiali jagatud. Asume häälte lugemise juurde. Marko Järvekülg poolt, Vello Unt poolt. Marko Järvekülg poolt, Vello Unt vastu. Marko Järvekülg poolt, Vello Unt poolt. 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 Sedel kehtetu. Marko Järvekülg poolt, Vello Unt poolt. Marko Järvekülg poolt, Vello Unti puhul sedel kehtetu. Marko Järvekülg poolt, Vello Unt poolt. 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 Vello Unt poolt, Marko Järvekülje puhul sedel kehtetu. Marko Järvekülg poolt, Vello Unt poolt. Kahjuks sedel kehtetu. Marko Järvekülg poolt, Vello Unt vastu. Marko Järvekülg poolt, Vello Unt poolt. Marko Järvekülg poolt, Vello Unt poolt. Marko Järvekülg poolt, Vello Unt poolt. Nii. Jah. Palun, komisjon. Nii, lugupeetud volikogu, loen ette häältelugemiskomisjoni protokolli number 2. Punkt 1. Viljandi linnavolikogu poolt valitud häältelugemiskomisjon andis välja volikogu liikmetele 22 hääletussedelit Viljandi linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimiseks. Punkt 2. Viljandi linnavolikogu häältelugemiskomisjon tuvastas. Hääletuskastis oli 22 sedelit, neist 2 olid kehtetud. Kolmandaks, hääli anti Viljandi linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete kandidaatidele järgmised. Marko Järvekülg 19 poolt häält, vastuhääli ei olnud. Teiseks Vello Unt 17 poolt häält, 2 vastuhäält. Ja neljandaks, eeltoodud alusel häältelugemiskomisjon otsustab
lugeda Viljandi linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmetega valituks Margo Järveküll ja Vello Holm. Aitäh! Meie ees on nüüd see eelnõu 254, mille poolt nüüd hääletas. Me saame kinnitada ka ära valimiskomisjoni otsused 1 ja 2. Palun panen hääletusele eelnõu 254, kes on selle poolt, et vastu võtta. Palun käega märku anda. Kakskümmend on poolt, kes on vastu? Vastu ei ole. Erapooletuid ka ei ole. Eelnõu on vastu võetud otsusena. Nii, võtame nüüd need, palun siis Mati Kallas ja Kalev Saur ja Mati Männigu siia. Võtame siis selle numbrite järjekorras siis eelnõu 256, Viljandi linnavolikogu otsuse projekt. Palun, ettekande teeb Reit Riisa. Nii, meie poole pöördus siis Loomi 36 maja omanik Rai Kruus ja palub suurendada hüpoteeki, et võtta laenu. See on nüüd linnamaa ja seetõttu peate meie või teie loa saama. Pangaga on need asjad nagu ühel pool, nii et palub siis luba, et inimene saab suurendada hüpoteeki ja võtta laenu ja oma maja valmis ehitada. Aitäh! Linnamajanduse keskkonnaks on küsimusi. Küsimusi ei ole, soovib mingi sõna. Ei soovi, võin ma panna hääletusele, kes on selle poolt, et eelnõu 256 vastu võtta otsusena, palun käega märku anda. Ma pean ise lugema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 poolt, kes on vastu, ei ole, erapooletuid ei paista. Eelnõu vastu võetud otsusena. Võtame siis selle rohelise, number 257, nõusoleku andmine kaasrahastamiseks. Palun ettekandeks siis abilinnapea Reit Riisa. Lugupeetud volinikud, uuesti on siis avanemas võimalus saada lisatoetust, lisaraha sundüürnike probleemi lahendamiseks. Krediidi ekspordi garanteerimise sihtasutuse KredExi avaneb siis uus pakkumiste voor. Ja ma usun, te olete kõik kursis, Leola tänav 12, nõndanimetatud sotsiaalmaja, kus 3. korrus on välja ehitamata. Kalkulatsioonidega oleks seal ruutmeetri hind 3600 ja kogu korrus maksaks 1,1 miljonit. Ja teine on Malmi tänav 10, kus on siis meil ostetud kortereid ja mille korda tegemiseks läheks vaja umbes 450 000. Need esialgse skeemi järgi, mis me oleme vaatanud, peaks see projekt olema kuskil 1,6 miljonit. KredEx-süsteemis saadavate rahade juures on kaasfinantseerimine 50%, seega tuleks ette näha järgnevas eelarves või järgnevates rahaeraldustes see summa, et siis jätkata sundüürnike probleemi lahendamist. See taotluste voor on avatud, suletakse 30. mai, sellepärast on ta nüüd volikogus, et me maikuu jooksul ja mitte ilmselt lõpus suudaks saaks ära esitada materjalid. Ja nii palju võib öelda, et Viljandimaa inimesi on seal nõukogus, kellega on koostööd ka tehtud ja loodame, et need lisavahendid selle probleemi lahendamiseks Viljandi linnas saadakse. Aitüma! Aitäh! Linnamajanduse keskkonnakomisjon. Millised on küsimused? Küsimusi ei ole. Soovib keegi sõna? Sõna ei soovita. Võime panna hääletusele
eelnõu 257, kes on selle poolt, et see vastuvõtu otsus on, palun käega märku anda. 18 on poolt, vastu ja erapooletud ei olnud. Eelnõu vastu võetud otsusena. Järgmine eelnõu kannab numbrit 258 ja on siis pealkirjaga jaoskonnakomisjoni moodustamine 13. juunil toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks. Palun, Ene Pius. Lugupeetud volikogu, seoses lähenevate Euroopa Parlamendi valimistega palun siis kinnitada jaoskonnakomisjonide koosseisud ning nende esindajad. Õiguskomisjon palun. Toetab. Millised on küsimused? Küsimusi ei paista. Soovib keegi sõna? Ei soovita. Võime panna ta hääletusele. Kes on selle poolt, et eelnõu 258 vastu võtta otsusena? Palun käega märku anda. Hääletamine. 16 on poolt. Kes on vastu? Ei ole vastu. Veermel on lihtsalt käsi ununenud ära. Kes on erapooletu? 16 poolt häälega vastu võetud. Räägin nüüd mõne sõna. Teil on laua peal ka informatsioon reservfondi kasutamise kohta, tutvuge sellega. Ja nüüd kipub nagu see tänane päevakord vägisi otsa saama, kui nüüd valimised välja arvatud. Selle kuu jooksul on meile, ei ole eriti ei kirjutatud meile, aga oli kiri Konkurentsiametilt ja 12. aprillil see saabus ja 23. aprillil läks vastus ka, puudutas ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumist Viljandi linnast. Küsimustel on vastatud, küsimusi oli väga palju, aga ega ma kõigile ei oska siin vastata ka, kui keda huvitab, võib selle kirjavahetusega tutvuda. Ja teised on niisugused, ei ole rohkem kirju meile tulnud. Nii. Meil on päevakord peaaegu läbi, me võtame komisjoni. Aga aega korralik kasutada, siis palun Malle Vahtra vast räägib linna informatsiooni meil ära, mida on linnal öelda volinikele. Nagu te tähele olete pannud, siis me saadame üsna tihti teile kutseid erinevatele üritustele. Aga ega te ei tule küll. Aga ma ei tahtnud sellest rääkida. Ma tahtsin öelda, et iga kord, kui me kutse saadame, on kutse, see linna esinduskutse ja pidulik kutse, see maksab palju raha. Et kas te oleksite nõus, kui me edaspidi vähem pidulikele niisugustele argistele või argisematele sündmustele kutsuksime teid e-postiga? Ei solvu? Me lihtsalt ei näita välja solvumist. Tuleb ütleb, et saatke mulle paberil ka. Aga ei saa ju sisse, kui e-postiga tuleb. Arvutid kaasa. Trükid välja. Nii, tänan mõistva suhtumise eest. Siis informatsiooniks nii palju, et rahvusvaheline naisettevõtlusmess, nagu te näete, on üles plakut tõmmatud. Palun, tulge või minge kindlasti vaatama. Mess on atraktiivne, huvitav ja Viljandis esimest korda võib juhtuda, et kui kõik hästi õnnestub, see traditsioon jätkub ja vaadates selle järgi, ta on Turus on väga palju kordi juba olnud ja meie ettevõtlusspetsialist Ludmilla Nubis käis Turus, siis see on niivõrd suurte mastaapidega mess, et kui me nüüd niimoodi jätkame, siis on kindlasti Viljandis suurt messimaja vaja ehitada ja see tuleb kindlasti siis ehitada enne ujulat ja staadion, enne tennisehalli, enne jäähalli, et naisettevõtlusmessi saaks Viljandis teha. See on nüüd selgub peale seda messi.
Siis tahaksin teid informeerida, et mind on palutud ja poolakate poolt ja on arvatud siis selle delegatsiooni koosseisu, kes läheb 10. mail sõidab välja Poolasse Podlasiasse partnerluslepingut sõlmima, nii et ma siis teie lahkel soovitusel läheks sinna kaasa. Teine pakkumine oli Armeeniasse, aga see jäi ära. Nii. Praegu muud ei olegi midagi. Nii palju veel niisugune ilus informatsioon. Helmen tuletas meelde, tänane ajaleht kirjutab, et ma lähen homme Valgeroosi pallile. Tegelikult on sellel niisugune ilus taust. Mulle nädal aega tagasi helistati Tallinnast, et läbi interneti on leitud, et Viljandis on Valgeroosi klubi ja linnapea teda juhatab ja loeti ka meie ürituste kohta ja sealt üritustelt leiti, et Karl Robert Jakobsoni gümnaasiumis on balletistuudio ja see esines Valgeroosi peol ja nüüd on siis professionaalsete esinejate kõrvale on Kaitseliidu Valgeroosi pallile kutsutud Jakobsoni gümnaasiumi balleti tantsijad ja Ingrid Rüütli tervituse kõrval saab ainukesena tervituseks sõna ka Viljandi linnapea Malle Vahtra. Ma ei räägi seda, et see on ilus, et sinna läheb linnapea. Ilus on, et Viljandi linn saab märgi kaardi peale, sest seal teisi Eesti linnu ei ole. See oli niisugune ilus informatsioon. Ja lõpuks siis tahan öelda, et kui nüüd alla lähete, pirukad ära sööte, siis pange luuad valmis. Homsest läheb nagunii bensiin kalliks ja laske siis see öö ja õhtu luua seljas. Palun küsimused. Hoolekogu liikme looduse palvelise küsimuse. Kas nüüd sellest Jakobsoni koolist tuleb sügisel 3 või 4 10. klassi ja et kui tuleb 3, et kas ei sega Jakobsoni koolil oma tegevuse planeerimist? Ja mul on palve, et edastaksite siis hoolekogu liikmele ja Pärnu loodusele selle informatsiooni, et linnavalitsus 10. mail kahtlemata kinnitab klassikomplektide arvu ja teadupärast sinna tuleb ikka 4. Nii mul palve. Ei, mina ei tea, mida te soovid, mina esitasin küsimuse. Mis? Palun, Peep Aru. Mina eilsest Sakalast lugesin, et meie lasteaedades pole palkasid tõstetud. Täpselt samamoodi üllatas mind, mitte ei üllatanud, vaid ärritas see ja lasin kohe kirjutada juhatajal ja sellel samal Renate Hundil seletuskirja. Ja seletuskirjas on öeldud niimoodi, et ajakirjanik on absoluutselt valesti aru saanud, ta ei ole mitte midagi niisugust rääkinud, keskmine palk ei ole hoopis Viljandit puudutab, vaid puudutab Tartut, ühesõnaga niisugust asja ei ole olnud ja ajakirjanik on selle välja mõelnud. Aga siin mul järgmine küsimus, et kas me ei peaks ikkagi selle äärmiselt ilge vea ära parandama, et ajakirjandus saaks ikkagi õige mulje, kuidas Viljandis tegelikult asi on. Me oleme 2 aastal tõstnud natukene isegi 2 aastal kokkuvõttes rohkem kui õpetajatel tõsteti ju ja siis keskmine on ka teised. Selle me teeme. Ja seal oli, üks märkus oli veel, ma lihtsalt ütlen, et võiks selle ka siis mööda minnes öelda, et see oli väide, et õpetajate palka tõsteti pärast seda, kui oli streik. Tegelikult olid need asjad ennem kokku lepitud, õpetajate asjad võiks teisi asju saada, mitte seda poolt. Teadal artikkel. Nii on veel. Ei ole. Palun. Malle Vahtradas. Veel öelda Sakala kohta, siis Sakala pole süüdi. Keegi kolumnist Ilves kirjutab seal ju, et ei ole Viljandi koduleheküljel laiskusest pandud 3 lausetki ingliskeelset. No otsast lõpuni vale, aga sellele nüüd tehakse niisugune koostöös Viljandimaa turismi nende tegijatega, nii et teisipäeval korts, me leppisime kokku teisipäeval tuleb vastus, nii et ikka lausvalet tuleb küll. Lugupeetud Viljandi linnavolikogu liikmed, meie
volikogu istung on lõppenud, kõik on palutud alla juba esimese korrusele, nii et aitäh. Sa vett antakse.